Jürgen Mattias Talvikut, täna 3 sõidu kokkuvõttes esimene start oli sul päris häparduslik, et kukkusid, et mis sul juhtus ka? Ja ei saanud kõige paremat hüpet üle puu ja stardikurvis lasin tagaotsa alt ära, et õnneks läks õnnelikult selles suhtes, et keegi väga otsa ei sõitnud, aga tegin oma elu raskeks selles suhtes, et esimeste ringidel jäin väga palju aega maha liidritest siis nii-öelda, et ei saanud pundist läbi murda kohe, aga tegelikult sõitsin hästi ja lõpetasin sõidu teisena nii-öelda, et hoidsin nagu hea tulemuse võimaluse siiski õhus. Ka teine ja kolmas sõit olid seal stardis keskel esimest hulgas, et kogu aeg tulid nii-öelda tagantpoolt ettepoole, et kas see on nagu keerukas ka tulla väga tugevate sõitjatest nagu ettepoole? No eks ta ikka keerulisem on, aga jah, teine start olin top 5, siis viimane start olin 3, aga jah, ütleme, ei olnud kõige lihtsam esimese kurvi nagu õiged otsuseid teha alati võib-olla, et julm möll käis aga sellegipoolest leidsin rajal head möödumised, võib-olla viimane sõit keerukamalt, Sepsu näiteks, oli seal segas kaarte nii-öelda võib-olla, aga ei, tegelikult oli äge selles suhtes, et viimane sõit ja võib-olla rada läks natuke ühe liiniga rohkem, aga päeva lõpuks ülihea trenn, mul on väga hea meel, et organisaatorid olid raja ilusti ette valmistanud, et esimene sõit tagant tulles viimase koha pealt teiseks, et see näitab, et möödaminemas võimalusi rajal oli ja pinnas oli hea, niiske tolmama läinud, et selles suhtes lust oli sõita sellise rajal, et parim trenn, mida tahaks saada. See on niisugune üsnagi liivane pinnas, et kas see liivane pinnas on sulle niisugune sobilik, et ma tean, et sa oled rohkem niisugune kiirsõitja, tugevamate radade peal? Ma ei oska öelda, ma väga eelista rajapinnast selles suhtes, et Eesti radadest võib-olla mitte just kõige pehmem rada Põlva, et meil on siin põhjatuid liivaauke ka, aga ei, selles suhtes rada läks väga ägedaks ja tehniliseks ja oli nii aeglasemaid sektsioone kui kiiremaid ja lõppude lõpuks ma arvan, et siuke põnev heitlus oli pidevalt iga sõit näha, et keegi otseselt võib-olla mega palju üle ei olnud, aga jah, korralik trennipäev ja võistluspäev saab Tihemetsa teisele etapile siis juba punase plaadiga tulla ja seda kõike siis võimaldavad head toetad, et tänud Estrans, Yamaha Keskus, Formi, kõik toetajad, kes mul selja taga on, et äge. Aga tänud sulle, edu! Tänud, super!